4 aastat tagasi debuteeris Chati pisimaastur Arona ja võib-olla tõesti polnud tegemist autoga, mis oleks meil kõigil teinud pildi silme eest mustaks ja võtnud jalust nõrgaks, kuid nüüd on aastaid hiljem Chat andnud selle mudeli uuenduse andest talle uue kaitseraua, uue iluvõre, uued LED-tuled ja uued LED-udutuled, siis tõesti, kui nüüd ei saa sellest ikka veel sõidukit, mille plakat on iga hullunud autofänni seina peal, siis tõesti ei oska ka mina seda naislikselu proovisõidus enam paremaks rääkida. Igatahes vaatame uuenenud Arona üle. Tal on tõesti nüüd efektsem disain, uued LED-tuled on tal olemas nüüd juba standardis ja samuti on tal siis olemas ka 400-liitriline pagasruum ja ka palju materjalid on läinud palju paremaks kui ennem ja kõigele lisaks on olemas tal esikokkupõrke siis vältimissüsteem ja samuti ka pimeda nurga andurid ja kõik muu vajalik. Ja sees on olemas endiselt juhtmevaba laad ja kuid kõige tähtsam on see, et see ekraan on kolinud nüüd kõrgemale, et sul oleks seda mugavam kasutada ning nüüd on selle 9,2 tolline siis näidikupaneel ja muidu see multimeediasüsteem on kasvanud ka veidikene, olles nüüd 8,25 tolline, ennem oli ta 8 tolline, kuid näete, kui vägev see näidikupaneel on tõesti. Ja kas tõepoolest on kõik täiesti täiuslik nüüd seal? No enam-vähem, tal on küll istmesoojendused olemas ja kõik Škoda Connect asjadega sa saad näiteks auto juhtida eemalt, sa saad näha näiteks, kui keegi peaks ärandama su autot ja auto annab sulle sellest kenasti teada, kuid samas ei ole asi veel päris täiuslik, kuna siiamaani puuduvatel valikus siis nii siis esiklaasi soojendus kui ka siis roolisoojendus, küll aga on olemas tal istmesoojendused. Ja mootori valikus on tal ikka 1-liitrilised 3-silindrilised mootorid, ära on kadunud sealt sootuks diiselmootorid, enam ei pakuta talle võimsamat 1,6 liitrist diiselmootorit ja tal on valikus 1-liitrine siis 81 ja 110 hobujõuline mootor ja valikus on tal tegelikult ka CNG baasil töötav mootor, kuid sellest on targem vist praegusel ajastul mitte rääkida ja olemas tal siis 6-käiguline või 5-käiguline manuaalkäigukast või siis 7-käiguline DSG siis variaatorkäigukast ja kui seal tõesti selle 1-liitrise mootoriga just eriti hästi sul ei lähe, kuna tõepoolest see võtab kütust omajagu palju ja linnas saab selle kukerdada küll, kuid maanteel võib osutuda sellega pärast peavaluks, kuid siis on olemas sul ka 1,5-liitrine mootor, mis pakub juba 150 hobujõudu. Selline on uuenenud Chat Arona. Tõepoolest, olukord pole veel päris täiuslik, tal võiks olla veidi paremad materjalid ja veidi rohkem varustust, kuid muidu mida te veel tahate Chat Aronast, minge ja ostke ta ära. Meie kohtume teiega juba nädala pärast. Seniks minge ja vaadake see Arona üle ja püsige endiselt naislikkuse lainel.